inimesed katsuvad pargipingi aluseid servasid või nad vaevavad metsas auke. No ei leia või? Ei leia. Poisid ja tüdrukud, siin on meie 200 euro. 10 eurot. Ei ole? Ei ole. Kindlasti oled kuulnud lauset, et raha ei kasva puu otsas. Nii on. Küll aga kasvab raha näiteks vanalinnas müüri vahel või Balti jaamas posti otsas. Kui sa oled pidev TikToki või Instagrami kasutaja, siis sa oled kindlasti näinud videosid, kuidas mingid vennad peidavad raha teistele leidmiseks. Neid kasutajaid, kes raha jagavad, on üle terve maailma, New Yorkist Tartuni. Nad teevad mitu korda nädalas giveaway'si ja mõni kasutaja isegi näitab, kuidas inimesed neid leiavad. Aga kui mina jõudsin kõige värskema video asukohta, märkasin ma midagi kahtlast. Ta postitas selle video nagu just praegu ja ma olen juhuslikult siin samas kohas. Väga huvitav on see, et universumis silte ei ole. Ma kohe näitan, millest ma räägin, aga nagu kui see on just praegu postitatud, siis kas see silt kadus tõesti nii pisikese ajaga sealt ära või? Vaata, siin on see filmitud. Kui ma pööran siia, me oleme täpselt õiges kohas. Seal on see tänavapost ja sealt on silt puudu. Väga kahtlane. Ma lähen küsin universumist, kus silt on. Mul on üks väga imelik küsimus. Teil on siin väljas on silt, on ju? Kas see silt on hiljuti ära võetud või? Ei. Okei, väga hea, aitäh. Nii et tahaks teada, kas see on ikka täna filmitud? Mida ei ole, on raha ega ka ühtegi jälge sellest, et see oleks seal kunagi olnud. Ma just nägin, et ta peitis raha sinna vaateplatvormi ja ma loodan, et see matk sinna on väärt seda summat, mis ma sealt leian. Aga siin ei ole isegi pudelit. Ainuke asi, mis siin on väga palju klaasikilde. Kui siin päriselt oli see pudel, kus sees oli 50 euro, siis kas te tõesti arvate, et see inimene, kes leidis selle 50 euro, võttis pudeliga kaasa või? Kui ma oleks leidnud, ma oleks pudeli siia jätnud, aga seda pudelit ei ole, nii et... Võtsin ühendust ka inimesega, kes peab igapäevaselt tegelema interneti mitte nii eetilise küljega. Mille jaoks need kontod korraldavad sellist asja? Mulle endal on tundunud, et see on selline jälgijate kogumine, et sa saad lihtsalt endale rohkem vaatajaid, sest on inimesi, kes tahavad vaadata, kes jooksevad selle mänguga kaasa ja siis on neid, kes päriselt tahavad osaleda, sest kas see on nende jaoks oluline või neil päriselt ongi siis huvi selliseid mänge mängida. Mul on 2 põhilist küsimust. Kui tõenäoline on see, et ma päriselt leian nendest kohtadest midagi ja siis kui tõenäoline on see, et see 200 euro, mis ma sealt leian, on päris raha? Kui sa leiad vale raha, mis siis juhtub? Sind on nagu petetud ja häbistatud ja seetõttu, et kuna seal nägu taga ei ole, siis ma ütlengi, et see on üsna kahtlane asi. Aga mis siis juhtuks, kui seal on päriselt vale raha ja ma proovin sellega poes maksta? Siis see vale raha tõenäoliselt leitakse, et see on vale raha ja sel juhul ka sinult võetakse ütlused, et kust sa selle raha said ja siis me juba räägime edasi. Ehk siis kui tegemist on tõesti sellise skeemiga, et need mängukorraldajad jagavad vale raha laiali, siis see on juba politsei huviorbiidis. Nüüd oleme Kalev Spa juures. Siin te ei näe, aga siin on killustiku karp. Siis on. Ja siin sees peaks olema
1, 2, siin peaks olema 200 euro. Poisid ja tüdrukud, siin on meie 200 euro. Kas nad filmivad neid videosid ette ja panevad loomulikult raha rõõmsalt taskusse tagasi lihtsalt selle jaoks, et pärast kodus üksi naerda selle üle, kui inimesed kommenteerivad, et raha oli juba läinud, kui nad kohale jõudsid? Ootamatult keset koosolekut märkas töökaaslane, et Ibish Money oli just paar minutit varem teinud postituse. Oleme juba paar korda vasta näppe saanud, aga see video oli liiga värske, et mitte uurima minna. Viimane võimalus sulle, Ibish. Nüüd 20 minutit tagasi postitanud, tulime koosolekult ära kusjuures, et seda tulla siia otsima ja taiboks seda ei ole seal. Siin videos, mitte nagu Universali intsidendis, meil on isegi taust matchib sellega, mis on just üles pandud videos, nii et kas ta otsib? No ei leia või? Käid tihti otsimas või? Natukene. Päriselt või? Kui tihti sa oled käinud otsimas neid? Äkki mingi 2 korda nädalas, kui tuleb. Oled leidnud ka või? Ei ole veel. Mitte kunagi? Mitte kunagi. Ja praegu ka ei ole või? Praegu ei leia ka. Aga see video on nii uus ju. Ma tean! Kas sa arvad, et ta päriselt paneb seda sinna või? Jaa, ikka, miks mitte. Aga miks ta peaks? Anna mulle nagu loogiline seletus, miks ta peaks panema raha niisama. Äkki... Eks ole? Äkki ta tahab lihtsalt teisi aidata. No kust ta saab nii palju raha? Ta ju paneb mingi 100 euri ka vahepeal. Teenibki. Lihtsalt raha nii palju inimesele paneb ära. Äkki. Okei. Ну что, есть деньги? Нету. Нету? Нету. Ei ole? Tulid ka otsima või? Seltskond koos. Здесь 10 eurot. Ei ole? Ei ole. Siin on puhtalt minu teooria. Ma ei usu, et kõik need kontod on feigid, aga ma arvan, et enamus neist ei ole lihtsalt lahke südamega kodanikud, vaid tahavad tähelepanu. Las ma selgitan. Nad saavad jälgijaid, sest inimesed tahavad teateid, et uus rahaotsing on käima läinud. Mega lihtne engagement deluxe. Inimesed kommenteerivad, et nad võitsid, et teisi närvi ajada. Inimesed kommenteerivad, et see on fake ja nad ei leidnud. Mida iganes, see kõik aitab kanali kasvule kaasa. Ja kui konto on käima läinud ja piisavalt suure jälgijaskonnaga, siis nad saavad selle konto maha müüa või seal hakata mingeid promoasju tegema, näiteks hasartmänge reklaamida. Aga jällegi, see on lihtsalt minu isiklik arvamus. Jätke enda huvitavat teooriat kommentaaridesse. Ja kui te seal all juba olete, siis äkki ulatub hiir ka subscribe nupuni. Igatahes. Mõni konto on läinud lausa nii ahneks, et sa pead maksma selle eest, et saada ligipääs asukohtadele. Aga nagu öeldakse, loll pole see, kes küsib, vaid see, kes maksab. Põhjus, miks need kanalid nii hästi töötavad, on sellepärast, et see torgib üsna hella kohta, kellel ei oleks vaja tänapäeval lihtsalt taevast kukkunud ekstra 100 eurtsi. Kas see on eetiline asi, millega endale jälgijaid teenida? Sellele küsimusele oskab igaüks ise vastata. Kui nad kõik oleks nii hea südamlikud, siis nad kindlasti tahaks ju rääkida oma heategevusest ka meile. Ainult, et mitte keegi nendest kasutajatest ei andnud meile kätte. Miks? Me ei saa kunagi teada. Välja arvatud see üks vend, kes ütles meile lihtsalt seda, et see projekt oli igav raha raiskamine. Kuna ükski konto omanikest ei jaganud meiega, miks nad seda teevad, siis me pidime omal nahal selle raha jagamise värgi ära proovima. Kas see on dopamiini laks? Kas on naljakas põõsas istuda samal ajal, kui inimesed paaniliselt raha otsivad? Kas ma saan sellest rahuldust? Piinlik on, nii nagu kuidagi halb tunne on, et ma panin selle story, et noh, sulas, et olge jookske nüüd selle 10 euri järgi. Või cringe, ma ei tea. Me panime selle 13.02 sinna varba vahele. Keegi just kirjutas mulle, et tule lasna ka, ma vaene rott. Vaatame siis, kaua inimestel läheb aega, et sinna jõuda kohale.
peidukohas istudes jooksid mul mitmed teooriad peast läbi. Miks küll keegi ei tule? Kas teiste kontode videotes näitlevad sõbrad võitjatena? Kas 10 eurtsi on tõesti liiga vähe? Kas minu isiklikud jälgijad on natukene liiga täiskasvanud sellise asja jaoks? Ja miks ma siin ikka veel istun? Vaata neid, ei vaata. Nad vaatasid sinna kuju poole, aga ei, neid ei huvita. Kõik on kahtlusalused. Ja nagu ma mõtlen selle peale, et see Ibish Money, tal on nagu mingid videod, kus inimesed võidavad ja ta pidi istuma samamoodi ja filmima seda kohta ja nagu väga veider lihtsalt. Minul on veider, ma ei ütle, et tema on veider, ma lihtsalt ütlen, et mul on natukene ebamugav siin istuda ja vaadata inimesi. Nagu. Mul on tulnud uus sõnum. Viiekas vahele, et võtsid peale seda klippi ära selle, vaata, kallis L. Meie siin scammi businessis ei ole, on ju. Me ei tea teistest, aga nagu... Kui ma oleks selle ära võtnud, kas sa arvad, et ma istuksin lihtsalt ja vaataks inimesi, kes seda otsima lähevad? Võib-olla. Sul on good point, aga ma ei võtnud seda sealt ära. Kas sa ise läheks otsima ja kas sa soovitad ka teistel minna, kui nad veel ei ole käinud seda tegemas? Kindlasti mitte. Et aeg-ajalt meile tuleb teateid, et inimesed on kummalistes kohtades ja teevad kummalisi asju. Mis tähendabki seda, et näiteks katsuvad, ma ei tea, pargipingi aluseid servasid või nad kaevavad metsas auke. Et meile teadaolevalt need asjad on seotud sellega, et keegi on tõenäoliselt peitnud kas narkot või midagi selle sarnast või tõesti on näiteks geopeitusega tegemist, eks ju. Kas sa tahad selle peale, et sinu peale kutsutakse politsei, kuna sa teed kummalisi asju kummalises kohas. Pluss keegi filmib seda, jagab, sinul ei ole mitte mingit kontrolli selle üle, kuidas seda materjali jagatakse, millise sõnumiga. Nii et ma arvan, et ei ole mõistlik. Asi on jõudnud nii kaugele, et kell on 2:03. Timestamp, võtan kohe story ka teile meeldetuletuseks lahti. 13:02. Me oleme tund aega siin oma peput laiaks istunud ja see neetud 10 euri on ikka seal. Nii et ma ei saa aru, mida see Ibish teeb, et tal jooksevad nagu marutaudis need inimesed sinna raha järgi. Isegi kui see on 10 euri, nagu see ei pea alati 100 olema. Ja minu kogemus on see, et ma olen nii pettunud. See oli igav. Ma ei tea, miks ta ei võinud tulla seda 10 euri võtma, siis ma ei saa aru nagu. Ja kuna ma juba ühe kirja sain, et sa kindlalt võtsid selle sealt ära, siis excuse you ei võtnud ja ei võta praegu ka, panen siia tagasi, loodan, et ma paneks selle vist nähtavamale või? Kuidas ma panen selle? See vastus küsimusele, et me peame selle omal nahal ära proovima, et teada saada, mis eufooriat või mis asja need inimesed tunnevad, kes seda teevad. Ma ei saanud väga vastust sellele. Ma ei tunne mitte midagi külma, ma tahan kontorisse tagasi minna. Aitäh! Mina ei tea, mis teil tasuta raha vastu on, aga see on ikka seal. Ma lähen koju nüüd. Kui keegi leiab, saatke pilt endast selle 10 euriga. Tšau! Nii et järgmine kord, kui sa näed sellist raha peitmise videot, siis küsi endalt, kes sellega päriselt teenib. Võib-olla ühel päeval ma leian selle raha, aga hetkel mul on selline tunne, nagu ma ajaks taga kummitusi. Aga kuidas on teiega lood? Kas te olete otsimus käinud? Kas te olete sellest teinud endale stabiilse lisaraha teenimise koha? Või kuulete sellest internetifenomenist esimest korda? Jätke kõik mõtted kommentaaridesse.